võidakse lakke MXA ja juuniorite masinaklassi teine võistlussõit on siin kohe algust saamas ja kui esimene võistlussõit siis lõppes Karel Kutsari võiduga 132 ja Karel Kutsar selle sõidu võitja oli, tema selja taga 111 ja Aigar Leok. Lõpus tehti veel siin selline korralik klubi sõbrapilt ka ja kolmandana lõpetas 59 Jüri Triisa, neljas oli 78 ja Hans Friedel, kes siis on ka ühtlasi kiirem juuniorite klassisõitja. Viies oli 51 ja Aleksei Vinograd juuniorite arvestuse kolmas. Eeldada võib, et samade meeste heitlust näeme siin ka teises võitlussõidus, aga kindlasti paremast pakub ka see, kes siis stardis siis kõige paremini taaskord minema pääseb ja kes millise kauaga siit avaringilt tuleb. Karel Kutsar, 132, 111 Aigar Leok, 59 Jüri Triisa, 78 Hans Friedel, 750 Laudus Roosmine, 2 Christopher Talli ja siia juurde kindlasti ka veel 51 minna, 1 Robert Raum, 11 Martin Raum ja nüüd kohe stardiga lõpus. Kutsar ja Leok võtab sealt stardivõidu, Kutsar üritab küll sõkilt veel rohkem maha saada, aga Aigar võtab sealt olemust ja jõu ja võimuga ikkagi selle stardivõidu taaskord enda vandrusesse ning Kutsar sealt siis tema selgadega teisena läheb, aga ma usun, et siit avaringilt tulles juba on ta seal praegusel hetkel siis Karel Kutsaril 50 punkti, Aigar Leokil 44 punkti, Jüri Triisal 40 punkti, Selmina Korraldajal 38 punkti, Raidonegi 34, Tanel Raud 32, Martin Leok 32 ja Limma Võts 30. Juunioritest samade punktide peal Laudus Roosma ja Hans Friedel 47 punkti peal, 40 punktiga Christopher Talli, 36 punkti Henri Haramaa ja Aleksei Soorin, 34 punkti peal Johannes Nerman ja 33 punkti Pavel Magnusel ja 31 Tarver Emmergas. Punktiseisud enne viimast kolmandat sõitu. Nüüd on siis kohe stardikästus algust saamas ka MXA ja juuniorite masinaklassi viimases kolmandas sõidus, 5 sekundit rahval on üleval tänase päeva viimane võistlusstart siin Kiviõli motokeskuses on kohe teele minemas ja Eesti hobikrossi karikasarja kolmas etapp saab üsna pea ajalooks. Christopher Talli ja seal Aigar Leoki kõrval saab väga hea stardi ja Karel Kutsar kenasti sealt minema pääseb. Kutsar praegu seal 4. positsioonil kogunisti võtab seda stardi algust üsna rahulikult ja laseb selle suurema rabina mööda ning vaatame siis juba, kui avaring siin lõppema saab, milliste positsioonidega mehed siit tagasi tulevad.